Hei, tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja minul on teile täna teema, millest ma tahan rääkida. Ja see on energeetiline seos sellega, mis meie reaalsuses on. Jah, nimelt. Ma olen seda korduvalt rääkinud ja ma täiega usun sellesse, et energia on alati ennem mateeriat. Ehk et mida iganes sa koged oma reaalsuses, sellel on energeetiline aluspõhi sinu energiakehas, hologrammis, alateadvuses, kõiges selles, mis on olnud kokkupuutes sinuga eelmistes eludes, hingetasandil, praeguses elus, füüsilisel tasandil. Kogu see, ma tahaks öelda, kemüüse loob täna seda reaalsust, mida sa koged. Seda kemüüset on võimalik lahti arutada. Selleks on erinevaid viise. See algab oma tunnete tundmisest ja erinevatest valukehade vabastusest ja nii edasi. Aga mina olen jõudnud nüüd lisaks oma valguse keele kasutamisele, mis on ka väga tõhus energiapuhastustööriist, olen ma jõudnud sellise praktikani, ma tahaks öelda, teraapia vormini, kui saab nii ka öelda, nagu hologramm. Võib-olla sa oled kuulnud juba hologrammi meetodist midagi, aga igal juhul hologrammi meetod on siis 30 aasta jooksul välja töötatud ühe Austraalia meesterahva poolt, kes siis lihastestimisega testib inimese alateadvuse informatsiooni või siis selgitab välja, milline info on inimese alateadvuses. Ja ta on selleks loonud väga põhjaliku pea 300 leheküljelise raamatu, kus on kustutuslaused ja kus on siis positiivsed pealelaadimislaused. Ja ma olen seda praktikat ise omandanud viimased 7 kuud, aga samal ajal oleme seda ka kliendina kogenud juba viimase paari aasta jooksul. Ja see on toonud minu ellu päris ägedaid muutusi, sellepärast, et kõik, mis on meie energeetilises kehas, on ümbertehtav. Ja see meesterahvas sealt Austraaliast on selle meetodi loonud sellisel viisil, et ta on välja testinud kõige tõesemad laused, mis on universaalse tõega kooskõlas. Ja sellepärast on see meetod mega tõhus erinevates eluvaldkondades, kuhu iganes sa soovid seda rakendada, milles iganes on energeetiline sõlm, mis vajab puhastamist. Aga mina vaimustusin seda omandades just sellisest võimalusest, et seda on võimalik kasutada ka grupiviisilistes teraapiates või grupisessioone on võimalik sellega teha. Ja tegelikult on meie gruppides ehk et meie ühisväljades väga palju sarnaseid piiravaid programme, piiravaid energeetilisi sõlmi ja need on lihtsalt meie minevikust programmeeritud, meie sellest maailmast, ühiskonnast, kogukondades, kus me viibime. Meie süsteem on olnud meie jaoks väga tubli programmeerija, aga me ei pea neid programme enam mängima nii-öelda. Me saame oma operatsioonisüsteemis teha muudatusi, me saame peale laadida teadlikult sinna programme, mis tegelikult toetavad meid, mis tegelikult on kooskõlas meiega, mis tegelikult aitavad luua meil, kogeda meil sellist elu, mida me tegelikult hingetasandil tahame. See on kõik vägagi tehtav. Ja sellepärast otsustasin ma luua järgmise teekonna, mille nimi on lihtsalt rikas. Ja selle nimi on seotud siis tegelikult rahalise rikkusega. Ehk et me oleme tegelikult loomu poolest võimelised olema väga
rikkad, väga külluslikud, väga mõnusas voos oma elus, õnnelikud, rahulolus, täidetud. Aga meie süsteem on loonud meile sellise kogemuse siia planeedile maha, kus enamus inimesed tunnevad ennast just rahaasjades, kitsikuses, vangistuses, nagu võimatu missioonina tundub kohati see raha teema ja see on teadlik programmeering olnud nende poolt meile, koolisüsteemi poolt, meid on loodud tublideks tööinimesteks, aga mitte loojateks inimkehades. Aga minu täielik missioon on aktiveerida inimestes teadmine, et nad on ärkvel, teadvel loojad inimkehas. Ja kui sa ka oled juba mõnda aega käinud oma vaimsel teel ja oled ärganud endasse, oled puhastanud enda valukehas ja oled juba peale laadinud võib-olla uusi koode, siis minu juurde satuvad ikkagi veel paljud inimesed, kes kõiges muus tunnevad väga head poolamist, aga võt see raha teema ei ole veel ikka korras. Ja miks see nii on? On sellepärast, et just sellesse valdkonda ongi loodud kõige tugevamaid programmeeringuid, sest ta võtab ära meie vabaduse ja kui hing kaotab oma vabaduse, siis ta on väga lihtsasti manipuleeritav. Ja just sellepärast on see valdkond nii programmeeritud. Aga see ei tähenda, et need programmid peaksid olema igavesed või et sa peaksidki jääma nende programmide küüsi, vaid neid on võimalik muuta, reaalselt muuta sinu alateadvuses olevaid programme või sinu holograafilises väljas olevaid programme on võimalik ümber kirjutada. Ja selleks on loodud geniaalne metoodika nimega hologrammi metoodika. Ja ma kavatsen sellega nüüd teha 22. maist alates. Ma kutsun kokku grupi inimesi, kes soovivad oma raha ja rikkuse teemad lõpuks ometi sirgeks kirjutada. Me teeme 12 nädalat järjest, iga nädal ühe sessiooni. Kasutame selleks kindlat metoodikat, rahaprotokolli ja teeme need, tahaks öelda, meie holograafilises ühisväljas olevad piiravad rahaprogrammid ümber, nii et sa saad kogeda ka rahavaldkonnas enda elus midagi muud, kui sa siiamaani oled kogenud. Rohkem vabadust, rohkem voolamist, rohkem loomise võimalust. Ja teisena ma loon sellesse teekonda juurde ka valguse keele aktivatsioonid, mille käigus me toome siis meie valguse kehadesse juurde uusi loomiskoode, et sa näeksid veel, ütleme, out of the box võimalusi loomiseks, mille iganes loomiseks, sest et seda uut maailma on meil vaja koos luua ja meil on reaalselt vaja luua midagi täiesti uut, midagi enneolematut. Ja see osa on siis toetatud läbi valguse keele kanalduste, mille käigus ma siis kanaldan galaktilisest keskpäikesest, mis on põhimõtteliselt otseühendus algallikasse, meie valguse kehadesse uusi valguse koode, mis hakkavad ennast ajas lahti pakkima ja toovad sinu teadvusvälja loomiseks uusi võimalusi. Ühesõnaga, see on see, mida ma nüüd teen, see on see, kuhu ma sind kutsun. Kui see sind kõnetab, siis vaata siia alla, ma panen siia lingi ja sa saad enda jaoks tunnetada, vaadata, kas see sind kõnetab, kas see on sinu jaoks ja siis kohtume juba sellel teekonnal, sest et ma olen tõesti põnevil, mul on tõeliselt hea meel, et selline loomine mulle nii-öelda maandus, et ma selle nüüd ära teen ja ma ootan sind sellesse ühinema. Olgu. Nüüd sai vist kõik öeldud. Tänan tähelepanu eest. Tšau.